Kui ma soovin dokumenti lisada hüperlingi, mis avaks mulle mõne teise dokumendi, kas siis näiteks Writeri dokumendi või hoopis näiteks Calci arvutustabeli, siis selle jaoks kõigepealt ma trükin valmis selle teksti, mis peaks siis muutuma selleks viiteks, näiteks ava dokument. Ja nüüd ma tahan, et kui keegi klõpsab selle teksti dokument peale, siis avatakse dokument, mille sisu on näiteks Writerist. Nüüd selleks, et seda linki siduda selle teksti külge, et teda muuta hüperlingiks, juba tuttav tee lisamine menüü ja siit valik hüperlink või tööriistaribal on ka hüperlingi lisamise nupp. Ja nüüd seekord tuleks siis jälgida, et õige valik siit vasakult on dokument. Asukoha lahtrisse tuleks ära näidata aadress, kuhu. Ja nüüd siin võimalus on rippmenüüst valida juba varem kasutatud dokumentide hulgast, aga võimalus on ka kaustanupu pealt liikuda oma arvuti kaustadesse ja näidata ära, kus see dokument siis asub. Näiteks võtan praegu aluseks sellise dokumendi nagu Writeri nimeline. Topeltklõps peale. Ja nüüd, kui see aadress on siia ilusti ilmunud, siis jälgin, et ka all see tekst on just see, mis ma tahan, et muutuks lõiguks. Ning kui see kõik on korras, siis klõpsan nupule rakenda ja seejärel sulge. Tulemus on nüüd see, et joon tõmmati alla, see tähendab seda, et tegemist on hüperlingiga. Kui siia peale hiirega liikuda, siis ta kirjutab, et avatakse näete sellises kaustas olev fail. Ja nüüd, kui ma teengi kontrolliga selle klõpsu, siis näete, avati mulle dokument nimega Writer, mis räägibki tekstitöötlusprogrammist Writer.